Armu teile ja rahu Jumalalt me Isalt, Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase teise advendi jutluse aluseks on meil kirjakoht kirjast Heebrealastele 10. peatüki 35. 39. salmini. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Sest veel ainult pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama. Kui ta taganeb, siis ei ole minul hingel temast hea meelt. Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Aamen. Võtke istet. Mõni aeg tagasi rääkisin ühe 40. aastates mehega, kes oli mõne aja eest kaotanud insuldi tõttu oma abikaasa ja laste ema. Ja ta tunnistas, et see sündmus ja aeg on teda väga muutnud peale naise surma. Kui ta ennem oli elanud kogu aeg muretsedes ja üsna suures hirmus elu ees. Nimelt, kui ta oli laps, oli ta ootamatus õnnetuses oma lapsepõlve sõbra kaotanud, kes suri. Ja sealt peale saatis teda hirm kaotada elu. Nõnda ta oli kogu elu üritanud turvata kõike, mis tema elus oli, hoolitsenud laste eest, hoolitsenud ka kõigi oma lähedaste eest, teinud selleks suuri pingutusi. Ja ometi ei päästnud see teda sellisel moel, nagu ta lootis. Ja siis ta ütles, et aga enam ma ei taha nii elada. Nüüd ma tahan elada julguses elada, et minu lapsed ei peaks elu kartma. Ta tahtis näidata neile eeskuju, et mitte karta elu. Täna me oleme teisel advendil jätkuvalt ootusajas. Jõulude ootuse, Kristuse tulemise ja ka Kristuse taastulemise ootusajas. See kirjakoht siin on ka kirjutatud ootuse ajal. Tõenäoliselt Heebrea kiri on kirja pandud kuskil 60. aastatel meie aja arvamise alguses. Enne veel Jeruusalemma templi hävimist. Aga juba esimesed kristlased on saanud tunda tagakiusamist ja tõenäoliselt märtrisurma. Heebrealased ehk tõenäoliselt siin all mõeldakse juuda kristlasi ehk siis juudi usu või juutidest kristlaseks saanud inimesi, kes tõenäoliselt olid suures segaduses, sest korraga see, kuidas nemad asjadest olid aru saama hakanud ja mida nad mõistsid ja uskusid, oli teistpidi ka ohuks nende elule. Ja nad vajavad julgustust. Ja seda julgustust pakub ka Heebrea kiri. Ja ka seesama kirjakoht, mis rõhutab julguse puhul just nimelt usku. Kui me kardame,
kaotame lootust. Me loodame, et elu läheb nii, nagu me sooviksime parimal moel. Et asjad juhtuksid nii, nagu ma soovin. Aga kui ühel hetkel asjad ei juhtu nii, nagu ma olen plaaninud, kui minu tegevus ei vii sinna, kuhu ma sooviksin ja ei kanna vilja niisugusel moel, kui minu tervis veab mind alt, kui minu elus tulevad piirid ette, mida ma ületada ei suuda, hakkan ma kõhklema. Ei ole võimalik enam loota, sest asjad lähevad vales suunas. Ma hakkan kartma tulevikku, hakkan kartma oma enda elu piiratust või hääbumist. Kui me loodame, et minu jaoks on olemas keegi, kes minust hoolib, armastab mind. Aga kui ma avastan, et asjad ei ole päris nii, mu ümber korraga on inimesed, kes ei mõista mind. Kui mu ei leia armastust sealt, kust ma ootaksin, hakkan ma kartma. Ma ei kõlba, mind tõrjutakse. Ma kaotan ennast. Kui ma loodan, et minu elu on midagi väärt, ma käin koolis, õpin tublisti ja saavutan üha paremaid tulemusi, saavutan edu. Või teen hoolega tööd ja pingutan, näen vaeva, siis ma loodan, et minust jääb mingi jälg ja seda väärtustatakse. Aga kui kooli lõpetades ei ootagi mind ees kujutletud head tööpakkumised või hoopis koolis käies kardan ma, et ma ei küündi tänapäevaste ootusteni ja ei teosta seda nii täiuslikul määral. Või ühel hetkel aastaid töötanuna öeldakse mulle, et teeme noortele ruumi. Ja ma leian, et mind enam ei vajata. Hirm kaotada oma väärtus, hirm kaotada iseennast ja muutuda tähtsusetuks, väärtusetuks või jääda oma lattidele alla. Ja viimaks, kui me loodame, et Jumal saadab mind selles elus ja aitab suurematest kannatustest mööda, või kui tunnen, et mu aeg on siin juba ümber saanud, kutsuta mu siit ära. Aga kui elu ei lähe nii ja kannatused tulevad suuremad, kui ma neid kujutanud olen. Või kui Jumal ei kutsu mind ära, kuigi mul on vaeva ja valu, hakkan ma kahtlema, kas Jumal on mu unustanud, kaotanud või kas teda üldse on, kas mul on kellelegi loota. Hirm muutuda olematuks, tähtsusetuks, jõuetuks, abituks, üksildaseks. Need on paljud mured, mis meid siin selles elus saadavad. Aga siin kirjakohas öeldakse, et hirmu vastand ei ole mitte julgus, vaid usujulgus. Ei öelda ka, et kartma ei peaks. Hirm on midagi väga loomulikku ja normaalset, mis aitab meil valikuid teha ja õpetab meid, kus võib-olla olla ettevaatlikumad, aga mitte liigselt. Kus olla tähelepanelik, aga mitte tunda hirmu elu ees, elamise ees. Kust tuleb see julgus, usujulgus?
Kui see kirjakoht kirjutati 2000 aastat tagasi, siis ootasid need värskelt kristlaseks saanud juudid, et Kristus tuleks taas ja päästaks neid nendest hirmutavatest luudest, mille keskel nad elasid, kus neile tehti liiga haiget ja neid tapeti, et need kannatused lõppeksid. Ja nad uskusid, et see juhtub kohe-kohe. Täna me ootame ka. 2000 aastat on mööda läinud. Kas teist keegi jaksaks oodata 2000 aastat, kui peaks seda ootama 2000 aastat? Ja ometi me oleme seda muide teinud. Just nimelt põlvest põlve pärandades edasi seda usujulgust on meil olnud lootus. Põlvest põlve oleme uskunud seda, et Kristus tuleb taas. Ja me tuletame igal jõuludel seda uuesti ja uuesti meelde. Igal advendi ajal ootame me. Ja me kohtamegi teda. See ootus läheb täide. Me korraga avastame, et meie ellu tuleb rahu, kui ärevus ja hirm kaovad. Me avastame, et meie lootus tärkab taas, sest me kujutame jälle oma tulevikku ette ilma hirmuta. Ja nii oleme me saanud ja jaksanud elada läbi inimpõlvede uskudes. Ja see usk ei ole ainult kristlaste ja nende inimeste jagu, kes kirikus käivad, vaid nii nagu öeldakse Matteuse 5. peatükis, et ei jää nähtamatuks linn, mis on mäe otsas. Ehk siis see, kui meie elame oma usujulgusega, siis see paistab teistele ka ja julgustab teisi. Teie olete maailma valgus. See valgus on vääratult tähtis terve maailma jaoks. See usuvalgus. Selles jääme me elama, selles jääme me püsima. See on hoidnud püsimas inimkonda läbi aastatuhandete. Mis ei tähenda muidugi seda, et meie kristlastena ka aeg-ajalt hirmu ei tunneks, kaotaks, lootust, kahtleks. Muidugi me teeme seda, sest me oleme ka ju inimesed. Aga me leiame selle taas, kui tuletame endale meelde, mis on hirmu vastand. Liigse hirmu vastand. Usujulgus. Ja täna siin kirikus olles või siin kirikus käies aeg-ajalt, kohtudes teistega, kes siia samal eesmärgil tulevad, julgust saama, usujulgust kogema, tuletame me teisele seda meelde. Vaadates üksteist ja naeratades üksteisele, julgedes otsa vaadata, mitte silmi peites, julgedes kas või teretada ja mõne hea sõna öelda. Ja see on, ma arvan, midagi, millega me võiksime ka liikuda jõulude ootusajas. Leida üles selle julguse, millega me teineteisele otsa vaatame ja teineteist julgustame. See kannabki, sest selle taga on usujulgus. Aamen.